kuidas ma siis ütlen, et kõik emad, kes on vähemalt ühe lapse imetanud ja kui lõpuks rinnast piim ära kaob ja sulle tühjad sokid jäävad järele, siis sa selliselt oled sellises olukorras, kus sa tahaksid oma algse keha taastada. Hästi armas oli see, et ma tegin silmad lahti, tuli üks medõde, pakkus mulle kohe juua, mul oli hästi suur janu ja see oli nagu selline hästi soe, ma ei tea, vastuvõtt tagasi siia ilma. Ja siis ta palus mul magada, und mul ei tulnud, mõtlesin omi mõtteid ja mõtlesin, et läbi see tehtud ongi nagu, et see oli nagu nii lihtne ja mul kogu taastumine kuidagi nii lihtne olnud, et hästi toetav personal oli tunne, et sind hoitakse ja sinu eest hoolitsetakse, et see tekitas veel nagu lisaks veel lihtsalt selle nagu võrra, et operatsioon on lihtne, aga see teine pool ka, see emotsionaalne pool, et väga head tunded. Istiks mulle sobivad riided ilusti selga, alustame sellest ja kui ma pole mitte kunagi saanud kanda selliseid särke, millel ei ole õlapaelu ega mitte midagi, siis nüüd ma saan seda teha, ma olen seda ülikaua oodanud. Mul ei ole otseselt enesekindlusega probleeme, aga ikkagi on hea tunne, et sa näed visuaalselt ise, kui sa vaatad peeglisse, siis nagu näed ilus ja proportsioonis välja, ütleme siis nii. Lähedased on väga rõõmsad, et see asi on kuidagi nii lihtsalt läinud, et ikka sa ootad kõige hullemat, aga seda hullemat ei tulnudki ja jälgijate poolt on siuke nagu armas kogukond tekkinud. Ma olen hästi palju tagasisidet saanud, et tore, et ma niimoodi avalikult seda jagan, sest et väga paljudel on selline tunne, et kas teha või mitte. Siis ma olen julgustanud ja inspireerinud neid võtma seda nagu sammu ette. Räägitakse turul, et teil on kõige paremad kirurgid ja ma pean siinkohal nõustuma, et ma käisin Jaan Troosti juures ja uskumatult lahe arst, inimene, et mis ma tema puhul nagu tähele panen, on see, et kui inimene tahab operatsiooni teha või ta tahab mingit iluprotseduuri teha, inimene ei ole selles olukorras varem olnud, siis ta on oma olekuga võtab need pinged maha, ta on hästi positiivne ja viskab nalja ja minu meelest selline humoorikas lähenemine asjale tekitab tunde, et see pole üldse nii hirmus ega midagi ületamatut. Kui sa mõtled ja mõtled, siis sa jäädki mõtlema, lihtsalt võtta kätte, tee ära. Esiteks see, et su enestunne muutub väga palju, paljudel naistel ka enesekindlus, mis on võib-olla ka aastaid neid nii-öelda järel käinud nendel. Olge tegusad ja võtke kätte ja tehke ära, lihtsalt see muudab nii palju.